Tere tulemast tagasi Võlusopi maailma. Täna räägime loo piiridest ja aususest. Nendest, mida me kõik mõnikord vajame. See on lugu Ruunost ja ühest väikesest, kuid väga tähtsast sõnast. Sõnast, mille nimi on ei. Siit tuleb Võlusopi 7. lugu Ruuno ja salajane ei. Võlusopis hõljus täna õhus värske sambla lõhn ja putukad tegid hoolega lennuharjutusi. Ruuno istus enda ehitatud onnis ja sättis parasjagu mutrivõtmeid suuruse järgi ritta. Ta ohkas. Ta oli täna natukene teistsugune. Miks kõik on nii vali, mõtles ta. Liblikad tundusid tiibadega liiga kõvasti vehkivat ja lehed kahisesid liiga valjult. Täna ma lihtsalt ei taha kedagi näha, susistas ta. Aga just siis kostis kaugelt rõõmus laulu hääl. Ruuno, valmis või? Kui Siira tuleb, siis tuleb koos temaga alati ka 10 ideed, peotäis porgandeid, natuke lärmi ja palju naeru. Ruuno, meil tuleb tantsupiknik, ma tõin porgandeid ja muusikat ja... Ma olen ametlikult ümbritsetud müraga. Ta lükkas ühe väikse mutrivõtme taskusse ja hiilis onni tagumisse nurka, lootuses, et Siira ei leia teda üles. Aga leidis ikka. Ahaa, leidsin su, ma tundsin su mõtlemise lõhna. Mu mõtlemine lõhnab? No, võib-olla mitte. Aga tundus kahtlaselt vaikne. Kui on liiga vaikne, tähendab, et sa jälle joonistad mingeid masinaid, eks? Jah, aga ma tahtsin täna lihtsalt rahu, mitte ühtegi hüpet, laulu ega porgandit. Nii et sa siis ei taha minuga aega veeta? Ruuno jäi vait. Sõna ei tiksus ta peas nagu kelluke, mis ootas, et keegi seda lõpuks kuuleks. Ta tahtis seda öelda, aga ei julgenud. Kui ma ütlen ei, äkki Siira solvub, mõtles ta. Aga kui ma ütlen jah, siis ma ei saa üldse rahu. Just siis ilmus põõsa tagant Lumi. Sammud nii vaiksed, et isegi rohulibled ei krabisenud. Tal oli peos samblatükk ja taskus hea tuju. Tundub, et siin on natukene segadust õhus. Millest te räägite? Ruuno ei taha tantsida. Või noh, vist ei taha. Või tahab, aga ei julge öelda. Ma lihtsalt tahan täna natuke üksinda olla. Tekkis väike vaikus. Aga siis ütles Lumi. See on täiesti okei, Ruuno. Ta istus tema kõrvale ja pani samblatüki nende vahele, nagu väike roheline sild rahu jaoks. Ausust ei pea kartma. Mõnikord ongi kõige suurem julgus öelda ei, kui süda seda ütleb. Aga ma tahtsin lihtsalt rõõmu jagada. Kui sõber ütleb ei, siis tundub, nagu ta ei tahaks minu sõber olla. Tõeline sõber ei mõõda sõprust sellega, mitu korda sa jah ütled. Ta kuulab ka siis, kui sa ütled ei. Siira jäi mõttesse. Tema patsid langesid natuke norgu. Nii et kui keegi ütleb ei, siis ei pea kohe kurb olema. Ei pea. Mõnikord on ei lihtsalt viis öelda, ma hoolin endast. Sel hetkel märkasid lapsed
onni seinal Frederiku, kes oli hakanud rahulikult omi kuldseid tiibu lehvitama. Ei, on väike, aga väga tugev sõna. See ei tõuka teisi eemale. See hoiab sind püsti. Kui sa ei õpi seda ütlema, muutub sinu jah liiga kergeks. Ja lõpuks ei kaalu see enam midagi. Nii et kui ma ütlen ei, siis ma tegelikult hoian tasakaalu, küsis Runo. Just. Ei on tasakaalu sõna. See ütleb maailmale, ma olen olemas ja ma kuulan iseennast. Runo tundis, et tema sees on rahu, mis ei tulnud peitmisest, vaid aususest. Siira, ma tahan täna üksi olla. See ei tähenda, et ma ei tahaks sinuga homme koos olla, aga praegu ma vajan oma vaikust. Olgu, ma saan aru ja tead, tegelikult on tore, et sa ütlesid, sest nüüd ma tean, et sa usaldad mind ja ma ei pea mõistatama, mis su sees toimub. Lumi naeratas. Ausus on mõistmise tee. Maailm on täis hääli, mis kõik tahavad olla kuuldud, aga vahel on kõige targem hääl just see, mis ütleb rahulikult ei. See hääl ei karju ega peida, ta lihtsalt seisab sirgelt ja ausalt. Runo naeratas ja pani ühe väikese mutrivõtme samblale puhkama. Ma ei pea kõike parandama, ütles ta. Mõnikord piisab lihtsalt aususest. Päike laskus madalamale, metsaserv muutus kuldseks ja kogu võlusoppi täitis rahu. Mitte vaikuse, vaid selguse rahu. Selle päeva lõpuks teadis Runo, et ei võib olla kõige vajalikum sõna maailmas. On täiesti okei öelda ei. See ei tee sind halvemaks sõbraks. See teeb sind ausaks inimeseks. Ja nii õppis Runo, et ei lõhu sõprust. See loob sellele tugevama aluse, aususe ja usalduse. Sest kui sõbrad oskavad üksteise piire kuulata, siis mahuvad nad samasse maailma täpselt sellistena, nagu nad on.